Õpetajad streigivad, päästjad streigivad ning lõpuks ometi on kuulda häid uudiseid, et perearstidel on terendamas palgatõus ja seda täiesti ilma streigita. Kuid see rõõmusõnum jääb üürikeseks, sest koheselt kostab ka kriitikat ja seda kolleegide endi seast. Neil oli ette nähtud kuludes eriarsti tunnitasu ja nii see võiks jääda. Ma arvan, et me ei peaks vahet tegema, missugune on eriarsti või perearsti või kiirabiarsti koormus ja vastutus. Neil kõigil on see suur, aga veel kord, rahastamise alused peaksid vastama tegelikele vajadustele ja sellele, mis on kokku lepitud kollektiivlepingus ja sellepärast ei peaks ka neid vahepeal lihtsalt ühele grupile nagu muutma. Oi, meile meeldiks väga, kui see perearsti palgatõus oleks 27%, nii nagu väidab arstide liit ja haiglate liit, eks ju. Tegelik olukord aga tõele küll ei vasta, eks ju, et meil selle uue potentsiaalse kulumudeliga on võimalus saada esmatasandile perearsti abisse juurde meie eelarvele 2,5%. Sellest ei ole mitte ühegi loogika ega valemiga võimalik tekitada 27% palgatõusu. Kriitika tuleb lisaks ka Eesti Haiglate Liidult, kes on perearstide palgamuutuste tõttu pöördunud Sotsiaalministeeriumi poole. Suurimaks kriitikaks lisaks perearstide suurele palgatõusule on see, et kooskõlastamisele saadetud eelnõu ei olevat kõigi partnerite, sealhulgas näiteks haiglatega läbi räägitud. No minu jaoks on see väga kurb, mida Arstide Liit nüüd tegi, sellepärast, et Arstide Liit, nii nagu nimigi ütleb, peaks seisma kõikide arstide huvide eest. Paraku praktikas me näeme seda, et nad seisavad rohkem teatud osa arstide eest, mitte kõikide eest. Kui palju siis perearstide palk kasvada võiks? Praegu arvestatakse, et arsti brutotunnipalk on 21,72 eurot ning õel ja tugispetsialistil 12,18 eurot. Arsti brutotunnipalk kasvaks 27,55 euroni ning õel 14,62 euroni. Need muudatused, need koefitsiendid, millest väga detailselt juttu on juba olnud ka avalikkuses, need puudutavad kulumudelit ehk et me räägime keeruka mudeli valemitest ja ridadest. Kui proovida seda lihtsustada, et siis ei ole nii, et palga arvutamise valem jääb samaks ja me lihtsalt tõstsime 5 euro võrra palka, vaid ka kogu tasu arvestamise muu metoodika lisaks sellele palgatasule ka muutus. Nii et selle tõttu see hüpe ei ole üldse nii suur, et see oleks 28% arstidel ja 20% õdedel. Samas on aastate jooksul perearstidele järjest rohkem ülesandeid nende igapäevatöösse juurde tulnud. Rohkem ülesandeid, rohkem vastutust, rohkem tööd. Perearstid ise otse loomulikult rõõmustavad, kui saaks palka juurde. Teised arstid ja kolleegid aga seda kritiseerivad. Mida arvavad inimesed, kas perearstid siis on seda suuremat palka väärt? Eks nad oleks selle ära teeninud kindlasti. Et neil, ma täpselt ei tea, aga neil koormus on päris suur. Et ma arvan, et kõik oleks seda ära teeninud. Minu perearst võib küll saada, olgu, et varsti läheb pensionile, aga las ongi, siis saab paremat pensioniga, kui saab paremat palka. Ehk siis perearstid teevad head tööd ja võiksid tegelikult sellest hästi tasutada. Neile pannakse ju kogu aeg suuremad koormused ju kogu aeg peale. Nii et selles suhtes ja lapsed ju käivad ka ju kõik nende juures, enam ei ole ainult täiskasvanud, nad peavad ikka väga palju oskama. Sotsiaalministeeriumist on kuulda, et palgatõus on osa suuremast esmatasandi arengukavast. Selle eesmärk on tugevdada esmatasandi tervishoidu ja tõsta selle kvaliteeti, sest praeguste rahaliste ressursside juures ei ole lihtsalt võimalik esmatasandil jätkata.